teie tegelikult annate sellele ettevõttele elu. Ja see elu tähendabki seda, et te millegi pärast usute sellesse. Ma olen jumala kindel, et teie ettevõttes on ka inimesi, võib-olla müügiesindajad, kes võib-olla käivadki lihtsalt tööl. Nende jaoks see ongi töökoht. Aga sellegipoolest nad usuvad. Nad usuvad võib-olla siis sellesse ettevõttesse sellepärast, et see pakub neile stabiilsust, see pakub neile kindlustunnet. Ja sealt hakkavad tulema juurde muud asjad, see pakub neile võib-olla arenguvõimalusi, see pakub neile võib-olla toredat kollektiivi. Aga igal juhul inimesed on need, kes annavad sellele ettevõttele kui kirjele äriregistris elu. Ja need inimesed jagunevad laias laastus 2 gruppi. On nii-öelda eestvedavad rollid ja on siis meeskonna liikmete rollid. Ja täpselt samamoodi on kõik need rollid, mis on teie juhtkonnas või juhtide hulgas, need on rollid, mida hetkel konkreetsed inimesed täidavad. Sellepärast, et hetkel tundub, et sellesse rolli see inimene sobib kõige paremini. Aga taustal on ju tegelikult eeldus see, et selleks, et üks inimene sobiks sellesse rolli, siis tal peab olema ka väärtuslik ja väärtustepõhine joondatus. Sest et sel hetkel, kui inimene selle nii-öelda juhi rolli vastu võtab, siis sel hetkel ta mõnes mõttes ju annab lubaduse. Sellest ei räägita. Võib-olla värbamises küsitakse seda. Aga tegelikult ju, kui sa värbad uue juhi ükskõik kas majast sees või majast väljas, siis sa ju eeldad värbajana, et see inimene usub päriselt selle organisatsiooni missiooni ja visiooni, et see ei ole ainult sõnakõlks ja, väga tore, tegelikult tulen siia vaikselt oma asja ajama. Ja teiseks, ma usun selle organisatsiooni väärtustesse, mis tähendab seda, et mul peab olema enam-vähem ikkagi sarnane väärtuste baas. Ehk siis, kas me tegelikult saame üksteise peale olla kindlad, et see missioon, visioon, eesmärgid, strateegia, väärtused on sellised, mida see grupp, keda te kutsute ikkagi juhtideks või juhtgrupiks, et need on tegelikult joondunud. Ja jälle seda kõik on väga lihtne mul siin paberi peal näidata ja personali osakonnal sellest võib-olla mõelda ja luua mudeleid. Aga kuidas seda praktikasse rakendada? Inimesed on erinevad. Inimesed on erinevate nägemustega, tõekspidamiste, vajadustega, isiksustega. Kuidas tagada see, et sul on 20, 30, võib-olla 40 juhti, kes tõesti on joondunud? Ja praktiliselt ei olegi ühtegi muud võimalust, kui üritada kirja panna, ära sõnastada. Et missugustesse väärtustesse, missugused oskused, teadmised, käitumised, kuni isiksuse omadusteni välja, kuni isiklike väärtusteni välja, missugused peaksid olema need selleks, et kõige paremini nüüd nendesse rollidesse sobituda, mille me oleme loonud siia ettevõttesse juhi rollideks, sest et nende juhi rollide kaudu me usume, et me viime selle strateegia kõige paremini ellu. Ja kõigepealt sõnastatakse organisatsiooni väärtused, sealt tulenevalt edasi missioon, miks me teeme, kuhu me tahame välja jõuda. Ja iga inimene peab olema siin enda vastu aus, aga ka oma tööandja vastu aus. Et kas ta ise kõigepealt usub sellesse, et ta valideerib selle enda jaoks ära, kas ma usun päriselt sellesse. Ja seejärel oma meeskonnas tagab selle joondatuse, et kas siin meeskonnas on inimesed tegelikult, kes päriselt usuvad ja kui nad ei usu, siis räägime sellest, mitte see, et hakkame vallandama ja välja vahetama. Räägime sellest, sest tõenäoliselt need inimesed, kes selle välja on töötanud, nad ei ole rumalad. Nad on heatahtlikult uskudes, et see võiks aidata. Ja kui nüüd tundub, et see ei aita ja selle toob nähtavale organisatsioonis sügaval sees näiteks mingi spetsialist lihtsalt, siis on ju väga hea, sest et siis saab sellega vajadusel tegelda. Ja teise sammuna pannaksegi kirja tegelikult siis juhtimislikud tavad, kompetentsid, juhtimisväärtused, mis võiksid vähemalt eelduse kohaselt lihtsustada ja kiirendada selle missiooni ja visiooni ja strateegia elluviimist. Sest et kui me sarnaselt mõistame juhtimist ja me sarnaselt püüdleme oskuste ja juhtimisväärtuste suunas ja me vajadusel tekitame ka dialoogi ja vajadusel ka ebamugava dialoogi, ükskõik kummalt poolt. See võib olla juhi poolt, et kuule, et mida te kirja olete pannud, et kuidas te ise arvate, et me siia jõuame. Aga ka võib-olla personali poolt või juhtkonna poolt, et kuule, et need on kirja pandud, aga vaata oma käitumist, valideeri seda, kalibreeri ennast. Ma näen, et sa usud sellesse töökohta ja nendesse tulemustesse ja sa oled tubli, sa saad mega hästi hakkama oma sisulise tööga. Aga kas juhtimislikus mõttes on siin tegelikult see joondatus olemas?